Ja nüüd ma kutsuksin siia, kuna meil on juba ennem tehtud esseede konkursid, siis paluksin siia Tarmo Kruusimäe, kes siis esitab meile kõik tingimused, mis on seotud siis esseede konkursiga ja ma loodan, et õpilased võtavad sellest väga suuresti osa, sellepärast et siin on võimalus kirjutada nii kultuuriala pealt kui ka lihtsalt iga üksik inimese juhtumit, sest Eestis on palju peresid, kes on seotud siiski kaugete sugulastega, kes on täiesti kaduma läinud. Ma tänan selle võimaluse eest. Olen esimest korda siin Muba laval. Mitte tavapärases rollis, aga mitte ka algajana, et mul on õnn olnud üle 15 aasta erinevaid essee olemuslugude konkursse välja kuulutada ja olla ka nende žüriis. Et mingi kogemus mul on koos siin muidugi selliste meistritega. Ma arvan, et see kontsert inspireeris tegelikult paljusid õpilasi ja õpetajaid veel enam. Me suutsime võib-olla selle kontserdiga sellest hulktahukast ühe tahu avada. Aga neid tahke on tegelikult tuhandeid ja tuhandeid. Ja kui me jäämegi iga kord aasta tagant ühte tahku avama, siis see peab põlvest põlve kanduma. Aga mälu ei ole meil kõigil see võib tuhmuda, sellepärast me palumegi noori appi, et nad kirjutaksid neile omapäraselt moel, kuigi žürii on võib-olla paar põlvkonda vanem. Oleme me võib-olla ranged, aga teie kirjutate noorelt inimeselt noorele inimesele, kes toiate ja te jõuate rohkem neid tahke avada, kui võib-olla meie nende aastatega. Tahan öelda, et ka mul on olnud hea aasta. Et eelmisel aastal, täpselt aasta tagasi, võttis Tallinna linn vastu otsuse, et Maarjamäele rajatakse suur põgenemine 1944 ohvritele ja osalejatele mälestusmärke mälestusväljale, mis on siis kommunismi ohvrite memoriaali kõrval. Et ka toimetame meie. Aga Üle rahutu vee on selle aasta konkursi pealkiri. Tähtaeg on kiire, aga elu ongi kiire. 18. november. Käesoleva aasta. Tingimused nii nagu eelmisel aastalgi kõik 15–19 ja 12. klassi õpilased, ehk siis üliõpilased ei lähe meil praeguselt arvesse. Keel loomulikult eesti, 3 lehekülge, ehk siis 5400 tähemärki ja loomulikult viited. Kõik need täpsed tingimused on nii ühismeedias kui ka läbi erinevate õpetajate seltside jõuavad need tingimused koolidesse ja loomulikult tunnustamine. Tunnustamisväärt on, ja need on ka väärtuslikud auhinnad, millega me tunnustame. Aga mida ma võin öelda, et need, kes on tegelikult essee olemuskonkurssidel olnud osavõtjad, neist on tulnud väga head ajakirjanikud, kirjutavad ajakirjanikud. Aga on midagi ilusamat kui tõest võitlemine, mida üldjuhul ju ajakirjanikud teevad, kui nad ei ole saanud veel suhtekorraldajateks või poliitikuteks. Seega noored, tulevik on helge. 18. november on tähtaeg. Tänane õhtu oli selline, et see paneb kirjutama. Võib-olla hakkavad isegi õpetajad ise kirjutama varju nime all. Mine tea, sest et meie elukogemus on selline, et kui ei saanud otsa öeldud, siis tuli leida võib-olla endale niinimetatud tankist. Aga ma tänan teid selle eest.